pikali lased. Jah, pikali külje pealt mõtlema. Näe, seal on väljas, näed, need on väljas. Kollane ütleb, kollased on väljas. Näitavad, et on väike kogu. Võtame rakkel vaata. Jaa, mina küll.
pirrakis. Siin pane nüüd kodu lahti. Ja oma viivad siin vahepeal edasi. Kus on Roogen? Kus on Pärnu ja Tammel? 45 sekundit aega. Saamata puhata. Tammel on. Nii, 2 meest. Nii, tähelepanu. Võtab siidi kõik. Kes seal on? Taabi Valver üks. Valver! Keskele! Vaat! Võistlejad Valvel! Tervist võistlustest osavõtjad! Jõudu teile võistlusteks! Õhtule jõudnud ja meil on veel ees 2 tihedat võistluspäeva. Siis tõesti on teile veel 2 päevaks jõudu vaja. Nüüd nii juhtus kahjuks, et Tallinnas ühtegi kõrgemat ülemust siia ei jõudnud ja sellepärast langes mulle osaks selline au teile paar sõna öelda. Mis ma teile soovin? Soovin teie teistel, need on juba teised piirivalve võistlused, sama edukat ja ilusat päeva, nagu see oli täna ja pingutage siis kõvasti. Kõige paremat. Sõna on meile külla tulnud Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni esimehel Kalju Valgusel. Lugupeetud piirivalvurid, mul on meeldiv võimalus soovida teile edu võistlusteks ja ühtlasi märkida, et terve meie kaitseväes olete te üks esimene, kes on selliselt laialt ette võtnud rakendusliku spordiala arendamise. Meeldiv on tõdeda, et tegelete võib-olla sundkorras, kes vabatahtlikult praegu laskesuusatamisega. Ja ma arvan, et traditsioonide suhtes teil ei tule pettuda. Kõigepealt on ala, täna te kindlasti juba seda saite ise omal nahal tunda, on keeruline, raske, kuid rakenduslik ja praktiline.
laskesuusatamise kohta võiksin teile nii palju öelda, et võib-olla jääb see olümpiamängude varju sageli ja ta ei ole nagu tulemustest nii palju valgustatud, kuid ta on talialades Eesti kõige kuulsam spordiala. Ühelgi alal ei ole meil 12-kordset maailma meistrivõistluste medaliomanikku, nagu oli Kaia Palve. Üleüldse oleme me saanud maailma tasemega täiskasvanute võistlustelt 19 medali. Võib-olla ei märkagi seda iga päev. Ja ma tahaksin loota, et teie seast tulevad järgmised, kes neid traditsioone saavad edasi kandma ja arvan, et omalt poolt teeme kõik selleks, et teil oleks selleks ka võimalused, tuleme appi jõu ja nõuga. Oleme me ka praegu pannud väikest viisi õla alla, sest paljude käes on relvad, mida me oleme üle andnud juba piirivalvuritele. Meid seovad tihedad sidemed ja loodame, et tulevikus me üheskoos suudame meie väikse maa auks teha palju. Kuid ühtlasi lubage mul üle anda Eesti Piirivalveametile üks pisikene märgukiri või auhind ja tahaksin loota, et järgmisel korral, kui te seda lähemalt vaatate, need autogrammid sellel on kellegi seast ka siin rivis, sest sellel väikesel autogrammil on laskesuusatamise Lillehammeri olümpiamängude olümpiamedali omanike autogrammis. Ka Eesti piirivalve oli esindatud Lillehammeris 2 esindajaga, kuid kahjuks seekord veel mitte radadel. Soovin teile tulevikuks häid tulemusi, kindlat kätt ja kerget jalga. Sõna on Neeme klubi juhatajal, külavanemal proua Marika Korvet. Lugupeetud noored piirikaitsjad, kõigepealt lubage teile öelda tere tulemast. Kena on vaadata seda noorte meeste sirget rivi, kui me tunnetame, et need noored mehed on valmis iga hetk kaitsma meie naistest Eestimaad, siis me võime tunda end turvaliselt. Ma soovin teile jätkuvateks võistlusteks teravat silma, väredaid jalgu ja kõike head. Tänan! Võistlejad lipu heiskamiseks valvel. Lipule vaat!
lippurid kohale, marss-marss. Nüüd järgneb siis tänase päeva kõige magusam osa, esimese võistluspäeva autasustamine. Valvuritest ajateenijatest saavutas esimese koha Hiiumaa esindaja Neeme Loogen. Palun siia. Ajaga 43.11 valvudes 6 trahviminutit. Teise koha saavutas Pärnumaa esindaja Toomas Tamberg. Ajaga 43.49 15 trahvi. Kolmanda koha saavutas Tallinna staabikompanii piirivalvur Aleksander Barinov. Ajaga 43.56 15 trahvi. Esikoha Matti Kanev. Teise koha meesteklassis saavutas Mihhail Poolak. Ajaga 42.05. Kolmanda koha saavutas Riho Tammistu. Ajaga 43.58. Tere Tiisonid! Olla kiitos selliste vahel meestele! Härra Torosov on 46-aastane. Nende võistluste jaoks päris suur vanus juba. Vanemaid mehi enam välja ei julgenud tulla. Jätka. Võistlejad valvel. Parem poolt. Leitnant Lautperil viia võistlejad tribüüni eest paraadmarsiga läbi. 2 sammu marss!
sammu. Marss! Nii, on kõik täiskonnad nüüd või? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 1, korras. Nii, oled valmis? Valmis! Põrts! Pardid tulevad ka tahapool. Pard viimane madru läheb. Pool tahapool. Ma veel. Helja maad. Sekundit! Kümme! Nii! Valmis! Läks! Saaks juurde! Aga sa võid mehega ka olla, aga me ka väga kaua ei ole, kui me tahaks nii võistluse meeleolu sisse saada. Narva ja Ida-Viru. Väga head saapad, need jooksevad ise. Ainult mul on jalg nii väike, et ta ei tõmba löögi. Kõik on koos. Palju veel aega? Ameerika on. 4, 3, 2, 1, marss!
Täna on 4 minutit tasalt. Vaata, too ringi äärde veidi. Laiguliine, soplei kooses. Siia minema. Okei, lähme minema. Oi jah, küll paneb, teile panid ära igatahes. Julgen tulla, seda ma arvan. Purgi oli hea kogu aeg. Ära võtta.
kohe ma vaatan. Las ma vaatan. Las ma hakkan nüüd mõtlema. Saaremaa, Priin. Ja see on 7. Karju, kuuled. Kirjuta telefoninumber ülesse. Üks moment. Sa ise ragised seal? Ei, sa ilusti kuulda. Ahah. Kurat, üks pätt on selle arva. Ja meer. Valvel võistkondade rivistajal ette kanda valmisolekust võistluste pidulikuks lõpetamiseks. Vabalt! Valvel! Keskele! Vald! Vabariigi ajal kui ka praegu meie kaitsejõududes. Eesti esimese vabariigi ajal oli Eesti piirivalvurite armastatud spordialad, jooks, maastikujooks, jalgrattasõit, võimlemine, enesekaitse, jalgrattasõit, laskmine. Kõigil nendel spordialadel olid Eesti piirivalvurid juhtijateks kogu kaitsejõududes. Ka meie, alustades ja luues Eesti piirivalvet, oleme püüdnud alati arendada sporti. Juba 1992. aastal augustis toimusid esimesed spordimängud Pärseljal, kus meie noored poisid, ajateenijad näitasid väga häid sportlikke tulemusi, kuid nad said võistelda ainult 2 päeva. Juba 3. päeval tekkis Moskvas augustiputš ja meie noored piirivalvurid tulid Tallinna ja asusid kaitsma meie kõige vabariigi tähtsamaid objekte nagu Toompea teletorn. 25. vastu 26. Pärselja poisid nagu üks mees sõitsid ja kogunesid Emmikul, et seal pimedas sõita Narva ja võtta lõppude lõpuks Narva sild oma kontrolli alla ja panna seal välja postid, mis seisavad seal tänase päevani. Loodame, et see sportlik vaim
sai alguse meie piirivalvurites juba Eesti Vabariigi ajal jätkub raam. Teid ja kõik teie saavutused, mida te viite edasi, viivad meid jälle kaitsejõudude esiridadesse. Soovin teile jõudu, tugevat tervist, edu tulevaste sportlike saavutuste nimel. Elagu Eesti piirivalvurid! Tähelepanu, nüüd alustame kõige magusama osaga võistluste autasustamisega. Lasketeatri jooksus 3x4,5 kilomeetrit saavutas esimese koha piirivalvekooli võistkond. Palun siia tulla. Teise koha saavutas Pärnu piirkonnavõistkond koosseisus Mihhail Poolak, Toomas Tammer ja Viktor Johanson. Kolmanda koha saavutas Narva Kordoni võistkond koosseisus Erki Karuks, Meelis Tomson ja Armo Kasela. Palun siia tulla. Patrulljooksus saavutas esimese koha piirivalvekooli võistkond koosseisus Tõnu Lauter, Lembit Schmidt ja Riho Tammist. Teise koha saavutas Pärnu piirkonnavõistkond koosseisus Mihhail Poolak, Toomas Tammer ja Viktor Johanson. Kolmanda koha saavutas Narva Kordoni võistkond koosseisus Tarmo Kasela, Erki Karuks ja Tarmo Sepp.
grupis Neeme teenistuskoerte kool. Teises grupis jäi 4. Abja kordon, 5. Paldiski kordon, 6. Hiiumaa piirkond, 7. Meeste klassis oli parim etapi aeg piirivalvekooli esindajal Lembit Mitil. Berliini olümpiamängude raamatuga autasustame tagalateenistuse esindajad, kes täna tuli vaatamata haigele jalale, tuli ikkagi võistlema ja faktiliselt ühe jalaga jooksis läbi selle 10 kilomeetrit ja ma otsustasin selle auhinda anda visaduse eest Aleksander Mamajerile. Palun siia. Väga võitluslikult võitlesid, aga jäid siiski piirivalvekoolile alla. Aga väga tublid mehed olid. Narva kordoni esindajale Erki Karuksile väikse auhinna, kuna me leidsime, et Narva kordon on kõige raskem teenistuskoht, siis otsustasime Narva kordoni esindajale. Palun liiga. Lastele väikesed diplomid ja šokolaadid. Paluks siia Kristiina, kes saavutas esikoha 150 meetri jooksus ajaga 35 sekundit. Andris saavutas 300 meetris 45 sekundiga esimese koha. Martile teise koha eest 150 meetri jooksus ajaga 35 sekundit. Rainerile esimese koha eest 150 meetri jooksus ajaga 34 sekundit. Siimule esimese koha eest 300 meetri jooksus 52 sekundiga. Triinule
võitis kohalik Neeme küla võistkond. Palume siia tulla Neeme küla võistkonna esindajal. Nii, palun sinna pjedestaalile ja Neeme küla võistkonna esindaja oli ühtlasi ka populaarseim ja parim mängija ja kuna ta mängis, nagu te ise nägite, paljajalu, siis on talle ka vastav auhind, et ta järgmine kord saaks võistelda juba jalanõudes ja loodame, et tulevikus saab ta ka sellise kirjumundri selga. Siia tulles olime hirmul, kas ilm peab vastu, kas poisid peavad vastu, siis nüüd võime ütelda, et kõik oli ilus. Ma tahaksin kogu külarahva nimel tänada teid selle korralikkuse ja distsipliini eest, mida te olete üles näidanud. Te olete niisugused noored mehed, et teid on paslik kaitsta Eesti piire. Tänu teie ülemustele, kes on võistlust organiseerinud täiesti, ma ütleksin väga hästi ja on osanud teid kasvatada nii nagu vaja. Meil jääb nendest päevadest kõigil väga-väga hea mulje. Ma loodan, et te saate oma kodudesse tagasi minna ka sama rahulikult, kui te siia tulla saite ja et teile jäävad Neemest väga head mälestused ja kui tulevad järgmised võistlused, ma loodan, et need toimuvad jällegi selles väikeses rannakülas ja üle Eesti piirikaitsjad tulevad siia kokku. Ma tänan teid kogu külarahva nimel. Sõna võistluste lõpetamiseks on Piirivalveameti peadirektori asetäitjal. Lugupeetud sportlased, piirivalvurid. Oma pika sporditee jooksul ei ole ma kunagi saanud nii ilusaid karikaid, kui teie täna saite. Mul ei ole sellest sugugi kahju, sest Eesti Vabariik peabki olema sellel tasemel, et ta suudab teha kõike ilusasti ja kaunisti. Kui me 2 aastat tagasi tulime siia Neemele, siis kindlasti kohalik elanikkond tundis muret, üks sõjavägi läheb, teine tuleb. Kas ongi seal mingit vahet? Täna võime öelda ja tänada külarahvast, tänada tublit ja agarat külavanemat, kes olid ka siis kohal, kui me kordoni üle võtsime. Ja nii aasta pooleteisega oleme suutnud Eesti piiridel ennast tutvustada kui korrektsete asjalike meestena, kellele võib alati loota ja kellelt võib alati abi saada. Mul oli väga hea meel, kui Neeme elanikkond aplodeeris entusiastlikult Neeme koerte kasvatuskooli meeskonnale nende võidu
eest. See näitab, et elatakse juba ühist elu ja oma kogemuste põhjal võin öelda siinsamas teie selja taga üle lahe Soome piirivalvurid elavad täpselt samamoodi ja kui seal toimuvad teatevõistlused nii laskejooksus kui ka laskesuusatamises pikki piiri, siis elatakse neile ööd ja päevad kaasa ja tullakse oma kordoni meeskondadele kaasa elama. 2 päeva kestavad suured kultuurisündmused, 125 aastat Eesti Laulupidu Tartus elab oma elu. Eesti piirivalvur peab elama oma elu, harjutama, higistama, muutuma aina paremaks ja kindlamaks. Ja ma loodan, et mitte kunagi ei tule tal ei relva kasutada oma naaberpiirivalvuri vastu, ei idapiiris ega kusagil mujal, vaid võisteldes tehakse selgeks, kes on tugeva. Ma loodan, et mõne aasta pärast toimuvad sellised võistlused juba üle lahe soomepoolsete sõpradega. Piirivalvurid valvel Eesti Vabariigi kaitseks, jõudu teenistuseks!